Sellest on nüüd möödas 3 aastat, kui ma otsustasin, et olen naissoost. Mitte, et oleksin end varem mehena tundnud. Oma tegeliku olemus olin lihtsalt sügavale sisemusse peitnud. Isegi mu ema ei aimanud midagi, enne kui näitasin talle endast pilti naisena. Lapsena ma käisin tihti tema riidekapis endale pesu selga passitamas. Lasteaiaaegadest oli fotogi, kus istusin nagu nukk vitsilises kombinees. Teismelisena hävitasin selle pildi valehäbis. Hea lapsena ma käitusin oma poisi kehale vastavalt. Transsoolisusest ei olnud tol ajal ju mingit infot. Ma ei osanud arvata, et ma pole ainus. Õnneks ma suutsin jagada mehe keha naiseliku mõttemaailmaga. Mul ei olnud vaja liigitada asju naiste või meeste omadeks. Näiteks jalgratta parandamine või pisaraid ja nõtked keha hoiakut. Kui ma 80-ndatel abiellusin, avasin oma suure saladuse naisele, kes võttis kõike väga loomulikult. Nii sai minust teadlikult transvestiit. Interneti teadmisi juurde ja võimaldas mul end tasapisi avastada. Ma usun, et nooruses naiseks saanuna oleksin kindlasti terviklikum isiksus. Ma olin leppinud varjatud naiseliku olekuga, naiste pesu kandmisega meeste riiete all. Õnneks on mu naine mind alati toetanud. Me oleme arenenud koos minu sees sirgunud teismelise tüdrukuga. Ühtlasi olen hakanud kapist välja tulema. Suhtumine on peamiselt positiivne. Ainult meie täiskasvanud tütar kirtsutab nina. Ma ei suru ennast peale. Ma olen alles poolel teel. Kuid ma olen rahul teadmisega, et teise poole elust saan ma elada naisena. Isegi kui füüsiliselt on keha alles muutmata. Me kõik tahame head haridust, huvitavat tööd, armastavat pere, toetavaid sõpru, romantikat, ilusat kodu. Me elame üksteise kõrval. ja meie unistused ja elud on nii sarnased. Aga millegi pärast me ei suuda seda näha. Tee ometi silmad lahti ja näe. 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 Ja näe inimest. Inimest.